Su konnisid ka viska ette. Jaa. Kõik hea. Ja see on lastele võib-olla natuke raske aru saada, et kõik on ühtsuse tasemel. Aga kui võtta selle momendi ja enne kui viskad midagi maha, mõtelge, enne kui sa viskad nii oma kõige parema sõbrale sinna pähe. Ega te ei taha seda teha, kõige parema sõbrale pähe viskate paberitüki. Pane lihtsalt paberitüki endale taskusse ja too tagasi ja pane sellesse kohta, kus kõik tüki on pandud ja siis su sõber, ema maailm, sõber on rahjameel ja vaikselt ütleb teile noortele aitäh, et te ka armastate mind ja austate mind ja hoiate mind. Ma olen otsustanud, ma mõtlesin, ma teen omamoodi seda valgusmeditatsiooni, ma olen seda mitu aastat teinud ja aga ma siis hakkasin täna hommikul, ma mõtlesin, et kuidas oleks teil kõige parem seda mäletada, sest kuigi me teeme ära tihti niisuguse asjadega nii, et sa lõpuks, nagu me praegust lugesime, sa tuled sellest välja nii, et sa oled maailmas, aga mitte maailmast. Ja võib-olla osaliselt see ununeb ja siis läbi see paginasse, et mis ma olen otsustanud teha, on, ma loen peamiselt sellest raamatust, on see katoliikpreester kohtub Sai Babaga, Don Mario Mazzoleni poolt. Ja siin on, tema on väga ilusti kirjeldanud ka Sai Baba sõnades ja oma lisatud sõnades, sest tema rõhub muidugi Jeesus Kristuse peale. See valgusmeditatsioon. Et kui ma lähen selle järgi, ja see võib-olla on natuke aeglasem, sest ma loen siit, aga kui ma lähen selle järgi, siis teil on alati võimalus kas seda pärast paljundada endale, uuesti lugeda, kui raamat juhtub olema teie käes või erinevate linnade keskustes teha lihtsalt mõned koopiad, et inimesed saavad vahetada vahel, kui on nii-öelda tahab ennast värskendada. Siis võib siit lugeda. Ma võtan, mis palun? Lehekülg on 162. 162 algab ja see läheb kuni lehekülg umbes 167. Ja see on väga hea, lugesin hommikul läbisin ja see on väga tähtis. Nüüd, tähtis asi, esimene aste siin on, et on see küünal. Ja küünlaga on saadi, et see leek, mis ta pani ukse näiteks kinni, on, et see leek hüppaks, et on rauda ja pidev ja mitte muud. On nagu ta on praegu lihtsalt. Nagu me oleme, kui me täiesti oleme sisemiselt rahus. Siis on tähtis, et istuda mugavalt, sirge seljaga, istu puust villast esemel. Ja miks see on tähtis, on, et ma lisan oma sõnadest, et mis on tähtis, on see nii insuleeritud. Näiteks tihti on tore istuda maa peal mediteerida, aga Indias näiteks on kombeks, et mitte mediteerida, et oled ise kehaga kontaktis maaga, sest maa energia on nii tugev, et ta tõmbab energia alla, et on väga raske energiaga liikuda üles. Sonneks, kui oled näiteks näinud pilte Shiva mediteerib. Shiva on Indias kutsutud mediteerijat või mediteerijat. Ta on nii-öelda, ta on see kuningas. Ta alati istub mingisuguse naha peal, mis on nagu insulatsiooniks. Et siin ka on, Sai Baba ütleb, et kas puu peal või villase mingisuguse viie peal või teki peal, et see kaitseks. Siin saalis muidugi ei ole see probleem, puupõrand, puutoolid, kõik on väga õige. Aga väljas istudes, mul isiklikult meeldib väga väljas mediteerida, näiteks vara hommikul. Aga siis on hea, kui on midagi, mis on vahe. Või eriti, kui on oma koht või maakoht, et tahate väljas mediteerida, siis on hea, kui ehitada väiksemuse platvormi, mis on maas natuke eraldatud. Siis selle peale istuda. Kohe tunned, et meditatsioon on kergemad.
energia liikub paremini. Nüüd ma loen sai vaabastust saades. Tähtis on istuda sirgelt 9 ja 12 selgroolüli vahel paiknev elujõud. Selle piirkonna vigastus põhjustab halvastusse. Kui keha on sirge nagu noor, saab elujõud mööda sirget keha üles tõusta ja aidata meelel saavutada tugevat keskendumist. Pealegi, nii nagu katusel kinnitatud piksevarras tõmbab ligi välku, nii ka täieslikult sirge keha moodustab nii-öelda kanaali, mille kaudu jumalik energia saab sisendada su keha pühakotta ja anda sulle jõudu oma ülesande täitmiseks ning eesmärgu saavutamiseks. Sai Paavali sõnades. Et see tendents, mis meil on, kui me istume, et olla nii küürus ja laiskada meditatsiooni ajal eriti, on palju parem kui istud sirgelt. Siis need takistused, mõnikord võib meditatsiooniga eriti, kui sa pikemalt mediteerid, võib tulla meditatsiooniga, võib tulla peavalusid, kuumus kehas kuskil, takistused, niisugused asjad, võib juhtuda. Aga kui toit on puhas, mõte on puhas ja keha on sirge, siis aitab kaasa, et energia kehas voolab kergelt ja lihtsalt. Ja et see tõus, mis on väga naturaalne ja loomulik, et see lihtsalt on võimaldatud. Ja kui ma näesin mõne inimestega eelmine päev, et vaata kui huvitav, näiteks Läänes on, Põhja-Ameerikas oli selle sajandi, eelsajandis ja sajandi lõpupool oli üks grupp, mille nimi oli Shakers. Olete kunagi kuulnud inglise keeles. Ja nad tegid väga ilusad arhitektuuri ja ilusad esemeid puust ja kõik. Ja nende usk oli selle ümber ehitatud, et keha pibustas. Kui nad palvetasid, et keha hakkas värisema ja nii ja kõik. Ja siis ma ise mõtlesin, et vaata kui huvitav, et inimesed on ehitanud energiatakistuse ümber ühe usu. Et see, mis pidi üles minema ja siin minema ilusti valgustama tervet südamet ja aju, on hoopis jäänud kuskil selja koos kinni ja keha hakkab siis lööma, nagu vibutama nii. Ja nüüd nad tegid sellest vibutamisest, tegid endaga usu, et see on nagu püha vaim. Aga mida nad ise saanud aru, et see on takistatud püha vaim. Kui selles olukorras, kui sa oled täiesti loomulik ja vaba ja avar meditatsioonis, siis mingisugust vibustamist ei peaks juhtuma. Ja alati kui on nii, ma võin ka öelda, mõnikord on juhtunud inimestel, ma olen rääkinud näiteks palju inimestega, kes on teinud transcendental meditatsiooni. Nendel on antud mantra ja teevad ja siis midagi hakkab meditatsiooni ajal juhtuma. Näiteks hakkad kartma järsku tunned, et hingamine peab. See on ka loomulik, ei ole midagi karta, aga inimese iseloom on nii, et ma tahan kiiresti tagasi tulla kehast. Või mediteerid ja järsku leiad, et sa oled kehast välja läinud. Näiteks me võime, ma ei tea, kas siin on veel juhtunud inimestega, ma tean, mul on, kui näiteks ma ülikoolis tegin üks asju, siis tihti oli mul nii, et keegi pärast ütles mulle, kuule, ma läksin kehast välja, istusin siin toanurgas üleval lae lähedal, vaatasin teid kõiki, aga ma ei osanud kehasse tagasi tulla ja hakkasin kartma. Siis on see kõige lihtsam ja kiirem maandumispaik ja kõige parem maandumispaik on siin hridayam, südamakeskus. Ja lihtsalt, et mõelda selle peale, et nagu hingaks siit sisse ja välja. Et ei ole mis halba juhtus, või kui tunned hakkate kartma, ma ütlen, et midagi halba juhtub, aga inimese iseloomani arvad, et midagi halba hakkab juhtuma. Eriti alguses, eks ei ole harjunud, ei tea, mis need asjad on, et võib niisugused asjad, et lihtsalt järsku leiad ennast teise taseme, ei tea, mis on, kus sa oled ja mis sa oled järsku. Siis lihtsalt hingad sisse siit, nagu on siin hingamise, oleks ninad, hingad sisse ja välja südamekeskusest.
sama lihtsalt teeme see soham. Ja siis maandud, see toob kõik su energia ja mõtte ja taseme, sa tuled ilusti tagasi jälle kehasse. Väga pehme. Mäletan, me eile rääkisin, et see juutide nagu Taavidi täht ongi selle südame tšakra sümbol. Ja see on see, kus see ülemeksistents, ütleme, või see kõrgem piirduse eksistents ja see, mis on maailmaliku eksistents, on seotud kokku tulevad kokku. Et sellega on lihtsalt, et ma panen kõik selle ette praegu. Lihtsalt, et teil on nii-öelda taskusse ära panna, võib-olla kunagi ei ole üldse kasutuseks, aga lihtsalt, et tead, et see on vastav. Nüüd, kas kõikidel on selgelt selja rool? Siis sa võtad edasi. Kui kasutada teist näidet, siis on jumalik energia alati kõikjal nagu raadiolainetil. Et aga kuulda raadiost muusikat on vaja antenni. Edasi, kui raadio pole korralikult häälestatud, tuleb sealt küll mingeid heliseid, kuid mitte muusikat. Niisamuti saab igavene ja kõikja olev jumalik energia voolata sinusse siis, kui sa mediteerid õigesti ning keha on selge. Nüüd Maksu Lemmi lisab oma asemel ära unustab palved Jumalale. See on väga hea mõte. Sest me tavaliselt, kui lihtsalt mediteerida, see on väga hea iga asjas, kas teeme joogat või mediteerime, et alati sidume selle kõige kõrgema ideaali. Ära unusta palvet Jumalale, milles palud tal olla su juht ja tugisel teekonna tema poole. Hea on end häälestada salmide või palvete lausumise, Jumala nimel kordamise või mõtetega pühakirjas. Nüüd see on tema vaatevinkt, mis ma lisaks teile kõigi siin, kus me oleme rääkinud, et on ka külas, et lihtsalt kasutada soham. I am, nagu Tara rääkis, ma olen. Et see jumalikkus ei oleks ainult kaudelt väljaspoolt, vaid oleks ka juba nautitud ja aru saadud, et see on ka juba mees. Nüüd valmistada. Esimene aste on, et hingata et tuua oma hingamise balanssi. Ja see korralik hingamine enne meditatsiooni on nii, et mitte et hingata, et õlad lähevad üles, et mitte nii kõvad, aga see hingamine peaks olema nii, et näiteks kui ma paneks enda käe pesasse siin, paneks näiteks jahu ja siis hingan, sisse ja välja see jahu ei liigu. Ta on nii õnn, nii kerge, nii proovimata, nii normaalne. Ja siis hingamise ajal on väga hea praktiseerida mingid mantrad, et lihtsalt, et see puhastab ka pea aju ja toob mõtte õiges suunas. Võib kasutada siin, ise võite valida soham, Jeesus, ütleme Jeesus, Om, Sai Ram, mis kõige paremini endal istub. Ja nüüd teemegi, enne teeme selle hingamise lihtsalt. Ma teen käega te võite vaadasin ja hakka mantraga, ise oma mantraga. Ma ütlen teile soham, aga te võite midagi teha.
hingamise ajal, kui te hingate, siis võite see moment, kui te olete nagu sinna üles, et seda võib ka natuke hoida, see on nagu hoiad, siis varjad tuleb jälle. Aga mitte kunagi pingega, see on soo. Ma mõtlen, et teine asi, kui olete väga ärritud, näiteks olete tööd tundnud ja päev on olnud väga intensiivne ja pidev ja tahate ennast kiiresti rahustada, siis on üks teine moodus, kus võtad käega nii, parem käsi, paned selle sõrme, paned siia, siis on vastu vasaks ninasõle vastu, selle, ja siis ikka paremalt sisse, ja siis paned põida selle vastu, siis vasak sellest välja. Vasakust sisse, paremast välja. Paremast sisse, vasakust välja. Vasakust sisse, paremast välja. Paremast sisse, vasakust välja. Vasakust sisse, kuni leiate, et tunnete, et energias on ida ja pingale kaks, ütleme, kuu ja päikese liikumised kehas, et need on nüüd balansseeritud. Ja sa ise tunne, kui lihtsalt nüüd ma olen tasakaalus. See võib igal ajal kasutada, kui näiteks on järsku, ütleme, enne eksamit olete kooli õpilane ja näeb veerike, kui vaikselt mõtka teeb, see kohe toob balanssi tagasi. Kui on järsku, ütleme, töökoha suhtes intervjuu, kus otsid uut töökohta ja näeb veerik jälle, sama asi kui kasutada. Kui keegi järsku tegi sind väga vihaseks, hakkad reageerima, oled kaotanud täiesti oma sent, viskab lihtsalt maha ja tee seda hingamist. Sõrme kasutusel on see väga efektiivne ja kohe. Pärast õpid, kui sa oled külas sa teinud, pärast sa lihtsalt mõttes teed seda, suunad oma hingamisse, hingad ühelt poolt enne sisse, teisest välja. Siis teiselt poolt sisse, teisest välja. See on see kõige kiirem ja efektiivsem moodus, kuidas balansseerida oma kehalist energiat. Mis ma võin veel selle hingamise suhtes öelda? See oli küll veel meelde. See on lihtsalt üks kõrvalarvus või järsku mõttes. Kui öösel lähte magama ja on teil järsku küll, tunnete voodis nagu talv ja tahate kiiresti soojaks, lamage vasak poole peale. See automaatselt lööb selle parem nina sõõr lahti ja keha kiiresti soojendab ennast. Siis, kui keha on juba soe või näiteks suvel on juba soe ja tahad jahutada keha, mine parem poole peale, lööb vasaku lahti, mis on kuuline pool, ja siis jahutab keha. Et sellega ka võid oma keha kuumust reguleerida. Teie, kes teete juba joogat, kindlasti seda teate, see on joogaks alus printsiip. Lähme nüüd selle meditatsiooniga edasi. Matsu Lenni märkab siin hingamise suhtes. Selle ettevalmistuse eesmärk on mõttevoolu aegustamine ja keha rahustamine, mis on võimalik tänu keha liigutuste, mõttevoolu ja hingamise vahelisele seosele. Keskendu hingamisrütmile, püüdmata seda mõjutada ja lausu sissehingamise mõttes tema kasutab jee ja väljahingamise sus. Sisse jee, sus. Samuti võib kasutada silte soo sissehingamisel ja ham. See on väga, sest kui sa ise kuuled oma väga loomulik.
kuulates mantrat Jeesus, mõtles sellele tähendusele. Kuulates mantra Soham, mõtles selle tähendusele. Nüüd, mis Sai Baba ütleb ja siis ma loen, mis Sai Baba ütleb ja siis me teemegi 50 minutit alla. Soham, ta olen maa. Ta sisse hingamisel, maa välja hingamisel. Või Sai Ram. Või sinu valitud nimi, korrates seda hingamisrütmis. Hingamine on vorm. Nõnda käivad nimi ja vorm alati koos. Hingamine on elu. Elu on Jumal. Hingamine on Jumal. Jumala nimi ja Jumala vorm. Hinga Jumalat. Näe Jumalat. Söö Jumalat. Armasta Jumalat. Jumala nimi valgustab igat sammu su teed ja viib sind tema juurde. Nime peab lausuma armastusega. Jumal on armastus. Kui hingu sega kaasneb armastus, siis on elav armastus. Kui hingu sega kaasneb armastus, siis on elu armastus. Pole tugevamat shaktit, energiat kui armastus. Kui Jumala nimi, ükskõik millise Jumala nimi, olgu see Ram, Sai Ram, Krishna, Jeesus, Soham, lausutakse armastusega, siis see lühike nimi avaneb ja valgustab kogu elu. Sellele, kes soovib jõuda Jumalani, on vajalik ainult nimi. Ookean on ääretu, kuid sellel sõitmiseks pole vaja suurt auru laeva. Ookeanile võib minna ka väikese kummirõndaga. Nii ütles Sai Baba. Nüüd võtame siin 5 minutit. Enne lihtsalt oli näiteks. Võtame 5 minutit. Hakkame hingamisega jälle. Koos ennast seljas sirge. Ja ma algatan seda, siis ma lihtsalt lõpetan, ma võtan need kellad, mida ma eile kasutasin ja siis nendega lõpetame. Siin pole vaja pärast mantrat teha või omni või nii, mitte kohe ma siis hingedega. Hakkame siis hingamisega. Kui te soovite, võite teha jälle kätega ninaga. Nõuks häältes suhtes, kui kuulete mõõtmist, väljad linnude laul, autode nõrin, veelite masinate nõrin, ei loe midagi, mis see hääl on. Võtke kõik hääled samuti, kui Baba ütles, et võtta nime armuga ja väljendada nime armuga. On ka võtta need hääled vastu, mitte kriitiliselt, vaid armuga. Ja lubada, et need sisutavad ka sinu reaalsust. Sest tõde on see, et midagi ei eksisteeri väljastpoolt sinut. See sina, see I am, nagu ta ütles, see Soham, see põhitõde, kes te kõik olete. Midagi ei ole väljastpoolt seda.
terve aeg, kui te hingate pealt, passi, et hingamine hoiab ennast täiesti nagu väga kerge balanssis ja hoidke ka mantra vaikselt enda mõttes. Kui hingamise ajal mantra juhtub ära kukkuma, kaob ära ja olete lihtsalt rahus, seega on hea. Kui tunnete, et mõtted hakkavad jälle segama, siis toote jälle mantra hingamise märkamise taga. see vaikumise moment on õieti mantral väga tähtis ja jõukas.
nii edasi. Esiteks häälda omni keelel ja siis meeles. Tähtis on lausuda omni 21 korda. 5 väliset meelt, 5 sisemist meelt, 5 elu või 5 elementi, 5 kesta, kossat, nagu see teisest, kossat, 5 peast. Ja Jeev, üksik hing. Jeev on sanskrit sõna. Ma õpin veel eesti keeles, mul täiesti õudselt DLZ, ma vaatan alati, kas see on uus lugemine. Et 21 korda, ma teen tihti ise, kui ma teen, ei loe mida ma teen, kui ma olen omni või valmistan või enda sööki ja hakkan sööma midagi, alati 21 korda. Sai Vaaba mulle aastaid tagasi ükskord ütles nii, et iga öösel, kui ma läksin magama, ütles tee 21 korda om väljendab. Ja ma tegin seda, hakkasin tegema iga päev pidevalt. Ja mis hakkas juhtuma on, iga häälel on oma mandala või vorm. Ja kui ma hakkasin seda tegema, seal on üks jantra või mandala, mille nimi on Shri Yantra. Millel on trianglit, ümberringi on lootuse lehed, siis on sirkele, siis keskel on trianglid. Ja trianglid teevad ellipsi. Kujutuse, kui muna, kosmiline muna. Ja kui ma hakkasin seda tegema ommi, siis ma nägin nii-öelda silmad ees, see hakkas ennast kujunema. Ja nad on ka teinud proovi näiteks Inglismaal ja Prantsusmaal sellega, et nad on lasknud selle hääle, ommi hääle on häälestatud üle elektroonilise, magneetilise taseme, kus on raua väikse peen puru. Ja nad on näinud, kus selle häälega see tuleb kujundusse, siis hiljem nad tegid proovi lihtsalt hääli oszilliskoopide kaudu ja näevad. Ja mis nad on hakanud aru saama, et kõik hääled, mis on ütlema mantrik või näiteks arameed keeles või sanskrit keeles, mis on kujundatud selle tasemelt tarkade poolt ja võimaldatud meile või meditatsiooni kaudu on tulnud inimestele. Kõikide nende häältel on oma vorm. Ja see on üks tihti näiteks Tibeti budismis, nad kasvavad teistmoodi, sest sa mediteerid vormi peale ja siis see kujundab seda lõpuks hääl. Aga esimest on alati hääl ja häälest tuleb vorm. Et võib nii öelda, et iga vormi taga on hääl. Ei loe mis see vorm. Nüüd teeme siis, ma vabandan, see meditatsiooni suhtes on see natuke takiline, eks me teeme, ma loen, teatame, et see ei ole täiesti normaalne, aga lihtsalt ma tahan, et te saate aru kõik astmetest. Ja siis võib-olla ise saate näiteks homme hommikul, kui ärgate üles või täna hilja enne, kui lähete magama. Võite ise proovida ükskord, et see jääks nii-öelda pidama teie see meditatsioon. Ja teete ise omamoodi, omal ajal, mugavalt, sealt pidevalt edasi. Või kui siin on laskvalt, et telgis koos, mis on inimesed ruumis koos, siis proovib esimene päev, kui saate oma kodudesse tagasi. See õhtu, esimene õhtu, istuge maha, süüta küünlad. See süütmisega on ka nii, kui Pavel rääkis armust. Ideaalne on, kui me läheme altri juurde või süütame küünlad, et iga väike asi, mis me teeme selle sama armu. Et see jumalikkus, mida me loodame meditatsiooniga endale sisse tuua, et see juba hakkaks, enne kui me hakkame mediteerima. See jumalus on juba selle valgustus, jumalus on juba mees, kes valgustaks nagu. Et me läheks selle pehmendusega, selle armuga, selle kaastundega alati. Ja kui me harjutame seda, siis ei loe, kellega me saame kokku ja milles olukorras oleme ja loe, kas keegi astub me varva peale bussiks. Ja keerame ta poole sama armuga, sama vastuvõtlikusega. Ja nii me oleme maailmas lahenduseks ja abiks tõesti alati, ilma et me peame mingisugust asja tegema. Lihtsalt oma olevusega oleme pidevalt abiks ja teiste, ütleme, lavastajaks, kui nad nii soovivad. Nüüd teeme siis 21 jälle istame sirgelt.
kõva, sulle saab midagi teha. Jah. Oh
nüüd üks asi, mis on võib-olla teile abiks, kui te teete omni või 12 korda küsimus tõuseb kohe, kuidas ma tean 21, kuidas ma hakkan lugema. On väga raske, kui hakkad lugema ja lihtsalt ütled om 1, om 2, jah. 5, 6, 5, 10, ja 1. See on jah. 5 ära. Jah. Pane keerud ja. 4, 5. 5 tagasi. Jah. 5 tagasi. Ja. Siis palvetus on see viimane üks. Seal on üks väga hea näide. Et omamoodi, mida ma teen, mulle õpetanud, et lihtsalt ma käega, kui ma istun, käsi on nii, hakkan siit lugema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ja see on hea lihtsalt selles suhtes, et see ei sega eriti, mis hakkab juhtuma, tänane märgis automaatselt, et sa teed need ära. Ju keha teab omamoodi, siis kui sa jõuad siia, sul läheb väike nagu tuli sees peale nagu autos, äratas tuli, et nüüd on ja jätab. Aga su oma on, see on ka väga hea, sest ta ka nagu balansseerib ja tal on ka sügavam põhjuse mõte. Teine asi meditatsioonist, et tihti te olete näinud, võib-olla te kindlasti tihti juba teate seda, aga ma märgin siin, et paljud inimesed istuvad nii, kui mediteeritakse. Käsi ja see pool. Sellest, mis see sümboliseerib, see on isiksus, mis sa nüüd siit tegid, ego ja kõik see värk, see on Jumalas. Tood isiksuse ja Jumalase kokku, energiavool nüüd ei lähe enam kehast välja, ta läheb laiali maailmasse, vaid voole peale tagasi. Sa oled nagu kinnitatud see circuit või, mis on see kinnine ring, jah. Nii, et isiksus. Ja väga hea harjutus on mitte kunagi teisele näpuga näidata. Ja kui tahad näidata, siis tee nii. See on nagu paavõtted, kui me tahame teised midagi viga leida või nii. Enne kui see sõrm läheb nii, paned on nii. Ma ei saagi näidata 3 näppu enda poole. 3 näppu näitab enda poole, jah. Et on väga tähtis harjutuseks, et lihtsalt, kui see sõrm hakkab minema, lülitad ära või keera enda poole. Või lihtsalt harjutada käe. Või harjutage käega, jah. Et mitte kasutada seda. Aga meditatsioonis on see väga hea, tõmbab enda kokku. Okei, nüüd lõpuks jõuame seda valgusmeditatsioonid. See on valgusmeditsioonid hingamine siis. Ja siis om. Hingamisega sa teed soha mantra, võib-olla Jeesus või Sai Ram või nii. Ja siis om 21 korda. Ja kui teed oma ette, ma lihtsalt tegin see shanti lõpuni, sest lihtsalt, et tee teatud me lõpetame. Aga kui teed oma ette, sa ei pea shanti tegema, eriti selle meditatsiooni jooksul. Siis sa teed om 21 korda ja siis oled nii-öelda valmistad ennast. See põld on valmistatud, et vastu võtta üldse valmis. Ja kui ei ole valmis, siis võib teist korda veel. Täpselt. Midagi on hästi. Ei ole midagi, nagu mul on peaaegu ütlen, et inglise keeles sa võid öelda, see on inglise keeles ma ütlen enne, et siis sa teed lihtsalt, kes saab paremata. Take your time, you have eternity. Võtke endale aega, sest meil on igavik. Kus te kiirendate, eks, kus te jooksete? Me oleme juba almatu lõpmatu reaalsus. Me oleme täielikult rahulikult edasi arendavad. Tähtis asi on igat moodi endast vabastada see pingetunne. Meditatsioonid, mõned inimesed mediteerivad nii nagu ka mediteerivad peal olema see sa võitid enda vastu, sa ei ole üldse abiks. O siis parem lihtsalt minna kuskile jalutama, ei ole rahulik, ei ole
rõõmus ja ole armu täis. Kui olla liialt ramm ja ma mediteerin ja ma saan vabaks. Ja kui ma ei saa vabaks, siis ma mediteerin küll. Saibaba on kirjutanud niimoodi, et kui kellelgi meeldib näiteks mediteerida vannis, siis tehku teda see. Ja, täpselt. See on tema asend, tema kõige mugavam koht. See on see koht, kus sa oled kõige normaalne, kõige relaxeeritud, kõige saad aru. Kõige rohkem võimaldad endale avarust. Füüsiliselt vaba. Täpselt. Ja vanemad inimesed, kui ütleme, istuda selgroo täiesti sirge, see on muidugi abiks, aga on ka need inimesed, kes lihtsalt kehaliselt on see raske teha. Keha on vananenud või on olnud vigastusi kehas. See ei ole tähtis, siis see ei ole nii tähtis. Tähtis, et on olla, kõige tähtsam, et olla mugav sedamoodi, et ei jää magama. Et see tamas, see niisugune tunne, et kukub jälle. Ja kui siin ruumis on alati natuke raske olla, ma leian, ma ise, kui ma teeks remonti siin, ma teeks kõik need aknad ja kõik saaks lahti teha. Et tuu puhuksid läbi kogu aeg kerge lõhk liigumis. Sest see oled natuke siin on tihti, ma tunnen, kui ma istun ja kuulen kedagi teist, mu peamine küll tonks. Aga hüppama, mitte et jutt ei ole huvitav, lihtsalt, et õhk on nii kuidagi tihe ja miske ja raske. Ja siis sa teed niisuguse uni tuleb peale. Et rohkem on tähtis, ja teine asi meditatsiooni suhtes, mis ei ole siin eegi märgitud, aga väga hea on, ja Saibaba ja kõik õpetajad ütles sama, Saibaba ja paneb kõva rõhk selle peale. Alguses eriti, et teha meditatsioon samal ajal iga päev, et harjumiseks kasvaks. Ja kõige paremad ajad on muidugi, kui lihtsalt maailm hakkab üles ärkama, päiksetõus ja päikselang. Õhtude, ütleme, õhtusele viitse aja jooksul, pool pime, pool valgus, see on ka hea. Ja hommikul väga vara just enne, kui päike ei ole veel täiesti tõusnud ja lihtsalt valgus on tulnud maailmas. Siin Eestis on suva päris vara, see on juba 2 või 3 hommikul. Aga näiteks kui Indias ma olin Saibaba juures, seal on suureks abiks, et vähemalt saa, kui ma olin seal kell 9 pidid kõik tuled ära ashramis, see on ikka sama. Et kõik 9 on suletud ja küünlaga võid istuda ja lugeda, aga muidu teist. Korrapidajad tulevad. Tulevad, kui küünlad põleb? Korrapidajad juhid tähendab. Okei, et ei tohiks segada. Et kell 9 juba läheb magama, et seal on väga lihtne üles tõusta kell 3 hommikul. Ma leidsin vähemalt. Ja siis seal on väga tore, siis Indias on väga kuum, et lähed hommikul välja, on jahe, vaikne, inimeste rahvamurd ei ole eriti veel hakanud liikuma. Ja oli väga hea lihtsalt minna kuskile väljas ma istusin ühe koopa läheduses, kus Saibaba kuidagi noormees mediteeris. See oli lihtsalt mulle oma lemmikkohti siis ja see oli ka huvitav, sest päike tõusis üle mägede seal just, et sa sai mediteerida, just tundsid, kui esimesed päikselöögid lõigis nii näo vastu hommikul vara. See on väga hea. Talvel muidugi, kui teil on pikk talve siin ja hommikul valgus ei tule, ikka see aeg enne kui ülejäänud maailm, näiteks kui elades suurest linnast Pärnus või Tallinnast Tartus, enne kui kõik see linna kahin hakkab ja trammid hakkavad liikuma ja kõik, kui saab siis mediteerida. Mõnest loeti videvikku vaimude ajaks. Vaimude ajaks, jah. Ja teine aeg, aga siis see on ideaalsed ajad, eks ju, kui saab iga päev leiad endale ühe aja vähemalt üks kord päevas või teete, siis on see hea. Aga ma samuti näinud elu lihtsalt viib, need ei ole niisugused ajad või töö takistab, sa ei saa, peab olema juba vara töö või lapsed vajavad hommikul vara tegevust ja kaaselamist. Siis lihtsalt leida üks aeg päeva jooksul, mis sobib oma eluviisis. Ja valige selle aja ja proovige selle aja jooksul mediteerida. Ja teine tähtis asi meditatsiooniga on see, et leida ühe koha oma majas, oma kodus või aias, kui on see võimalus, et on väliskoht ka või maal, kus olete siis ka ilus väike paik. Aga koht oleks nagu austatud koht, see on nagu siin me oleme valmistanud altari ja igaks, kes tuleb siia,
tuleb kuidagi, kui oleme ruumi tagaotsas, on üks tunne, tuleme sellele lähemale, teine tunne hakkab kasvama. Ja kui lähen Paaba juurde ja ma vaatan ja luban seda endale, siis järsku midagi läheb väga avaramaks. Siia on toodud lille, siia on alati puhas. See on alati harmooniline, satvik energia on seal alati. Oma meditatsiooni koht peaks olema täpselt samamoodi. Sa austad ennast, sa austad see jumalikkus, kes sa tõesti oled, kui sa istud maha sinna. Võid tuua sinna ka lilled, sa võid tuua need esemed ja asjad, mis on omale iluduseks ja meeldivad. Need asjad, mis nii-öelda kõrgenevad sinu oma mõttevoolu tasemel. Ja kui sa vaatad selle koha peale või keegi teine su perekonnas vaatab selle koha peale, kohe on tunne, et see on niisugune erakoht ja siin või see ka. Siin ei tohi mustast tuua, siin ei tohi märatseda. Ja see võib olla majas üks väike nurk ja lapsed võivad ka teada, et see koht on näiteks ema või isa koht ja sa lähed selle kasutuseks. See on väga tähtis ja mis te leiate sellega on üle aja rohkem ja rohkem, kui te kasutate seda kohta ja mediteerite seal. See koht hakkab nii-öelda kiirgama seda energiat, mis kiirgab teiest, kui te mediteerite. Ja see on teile abiks. Ja kui keegi teine tuleb külla, see on ka nendele abiks, kes nad kohe tunnevad, et seal on midagi eraldi, seal on midagi ilusat. Seal on midagi väga subtiil ja kaunis. Et ehitate endale nii-öelda oma oaasi, oma templi, oma kodus kuskil. Ja ideaalselt see on koht, mõne inimesed näiteks, kui te väikses korteris, see on natuke raske teha, kuhu ma teen. No siis parem mõnikord lihtsalt peal voodi, näiteks oma voodi peal kasutama, ei ole teist ruumi, näiteks kui mõne üliõpilane või midagi, kus läheb väike tuva ei ole kuskil liikuda. 2 müüri, voodi, tool, laud. Ei ole palju rohkem olnud. Siis võite voodit kasutada, aga ideaalselt voodi on see sama koht, kus lähete kehast välja, see on see sama koht, kus hommikul uniselt tarknud ülesse. Et see on natuke raske, kui sa praktiseerid mediteerimist, siis sa igas kohas mediteerida istud, sa hommikul üles voodit hakkad mediteerima. Aga alguses on raske, sest sa istud näiteks unist järsku, istud ülesse, hakkad mediteerima ja siis tunned järsku, et ainult lavada ei sooja mugav oli, ainult saaks jälle lavada ja järsku siis leiad, ega jumal, palun andeks ära. Ei olegi läinud. Ise mõtled, et ma tegin seal südamlikus. Ja ta on korras. See ei ole midagi halva teada, aga see on lihtsalt, see on väga raske. Et leida see, mis on meditatsiooni kaudu võimaldatud sulle, kui sa alati kiiresti magama. See on lihtsalt, et see ei ole midagi halba teha, see ei ole kunagi midagi halba teha seda moodi, aga lihtsalt see ei ole suureks kasuks. Et parem on siis, kui ütleme on väike tuva, parem on siis võtta nüüd näiteks, võtta oma tooli ja panna ühe teise nurka, alati istud ja mediteerid, võib-olla seal akna najal on üks lill alati sul, üks Paaba pilt või Jeesuse pilt või armastus, Jumala armastuse pilt. Mingi pilt on seal, see oma puur. Lihtsalt see oleks väike koht. Ja see on ka koht, mis alati hoiab, et see on puhas. Toob värsked lilled, või põletab lõhnasa küünat. Ja lõhnaküünaga võib plaani teha enne, kui hakkad meditatsiooni, näiteks kui sul on oma jumalikkuse pilt on sul seal ees, et võta käega ja siis keerutad energiat seal. Mis ma tegin kombeks, ma tegin alati om sümbooli. Iga õpetajas, mul oli vahepeal üks meditatsiooniruum, kus oli terve sein oli pilte täis, igasugused pühakud ja õpetajate tarkus, oli kreetlased Perikles ja indianlased, Cochise ja Yellowclad ja Sai Baba ja Krishna ja Aurobindo ja ma ei tea, kes seal kõik olid. Sel ajal mul oli vaja palju sõpru. Ma küsisin, et te olete kõik minu sõbrad. Sest kui ma olin ülikoolis õppinud inimesed, mis asjadega õiendada.
ja ütlesid, vaata, sa ei tea filosoofiast midagi, me teame Kierkegaard ja Heidegger ja kõik ja kes on sinu kaaslased? Mul on Buddha, Krishna, Kristus, Sai Baba, nii edasi. Ja ma lihtsalt tundsin, see oleks suureks abiks. Aga et seda austada, iga viimane pilt, enne kui ma hakkasin meditatsiooni, iga viimane pildi ees ma istusin ja mediteerisin ja tänasin seda püha. Ja nende piltidega steenasin, näiteks eile ma andsin välja pildi. Indias on niisugune reegel piltide suhtes, jumalikkudes suhtes, kes on meile ideaalis õpetajad. Kunagi seda pilti ei viska püüdist. Mitte kunagi. Nii kui see pilt on teile kätte antud, see pilt võib edasi anda, te võite panna ära, kui enam ei ole kasutusel. Või annate kellegi teisele edasi. Ilgitab. Inimene, kes tõesti seda tahaks, mitte lihtsalt ilma asjata annab inimesele edasi. Aga mitte kunagi nii, et ma saan selle pildist nüüd üldine, nii viskan pildist. Et pilt on niisugune, et see on igavesti teisele kasu. Üks päev ta muidugi mureneb ära, kaob ära, midagi ei juhtuta. Aga nii kaua, kui on oma käsutuseks, see pilt on austatud. Sest see pilt on teil nagu vahend, see on uks, see on teel. Võimaldab.